tere tulemast Musta kassi taru lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 24–30 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Esimene kaart on teil siin müntide 2. Müntide 2 on minu jaoks alati tasakaalu leidmine töö ja puhkuse vahel. Et ei rabaks ülearu, et oleks aega iseendale, et oleks aega puhata. Edasi tuleb teil siin sauade 3. Sauade 3 on ühtepidi nagu minu jaoks üks ootamise kaart. Samas ta räägib ka sellest, et midagi hakkab vilja kandma, millest te nagu ei oodanud üldse. Ja tegelikult täiendab seda sauade 3 siin kohe kõrval olev viimse päeva kohus. See viimse päeva kohtukaart räägib ka sellest, et puhutakse elu sisse millelegi, mis tundus surnud olevat. Et midagi hakkab ootamatult vilja kandma, midagi, mida te nagu juba olete maha kandnud. Et sellest ei tule mitte midagi, see on täiesti mõttetu. See võib olla mõni suhe, see võib olla mõni projekt. Midagi, millesse te olete panustanud ja kus kohast ei ole tulnud mitte miskit. No ma ei tea jah, mis see teie elus on, aga igal juhul see hakkab õitsema, see hakkab vilja kandma. See on nagu täiesti hämmastav, et vaatad ja mõtled, et pole mõtet sellega üldse enam tegeleda, sellest mitte mingit tolku pole. Ja siis järsku issakene uskumatu, et nagu tõesti toimib hästi, hakkab uuesti elama ja hakkab kiiresti minema, sellepärast, et kõrval on kohe see sauade 8, et nagu see areng on nii kiire, see edasiminek on nii kiire ja need tulemused tulevad nii ruttu, et see tundubki uskumatu. Ja ma arvan, et te saategi imestada sellel nädalal või lähitulevikus selle üle, kuidas miski asi, mida teie pidasite juba surnuks, tegelikult uuesti ellu ärkab. Ja vägevalt ellu ärkab, mitte lihtsalt niisama, vaid tõesti, nagu ikka vägevalt ellu ärkab. Edasi on teil siin müntide 9. Müntide 9 räägib sellest, et te ise olete oma laeva kapten. Teie juhite oma elulaeva, teie küürite tekki ja teie juhite laeva. Just sinna suunas, kui te tahate, et teie elu keeraks ja läheks. Kuigi te ise täna veel aru sellest üldse ei saa, te ei näe seda, teie ise seda ei näe, te olete oma silmad kinni pannud ja istute seal kuskil oma mullis, oma mugavustsoonis. Sellepärast, et ma näen siin mõõkade 8, mis räägib lõksus olemise tundest. Teil on selline tunne, ma istun siin paigal, mitte kuskile mitte miski ei lähe, ma ei saa lihtsalt aru, ma tahan, aga ei tule. Vahest on selline tunne, et asjad oleks nagu kännu taga kinni. Te olete silmad kinni pannud, teie lahendust ei näe, aga ümberringi universum teie jaoks absoluutselt sillutab teed. Kui te silmad lahti teete, ringi keerate, siis te näete, et lahendus on olemas. Et see lõksus olemise tunne tegelikult on illusioon. Te ei ole lõksus, te lihtsalt ei taha näha. Tehke silmad lahti. Ümberringi on nii palju ilusat, mis on teie poole teel. Ja viimase kaardina on teil välja tulnud karikate 3. Karikate 3 minu jaoks on selline pisikene koosviibimine. See on kas sõbrannadega kohvikus istumine, elu üle arutamine, mõne projekti raames kokku saamine, samade asjaosalistega ehk projektis osavõtjatega. See võib olla ka, ma ei tea, kudumisring, pusle panemise ring, see võib olla ükskõik mis rahvatantsuring. See on lihtsalt siuke vaikne istumine. See ei ole siuke tavaline, et lähen rahvatantsu ja tantsime oma tantsu ära, räägime juttu, tere head aega, kuidas sul läheb, et see on nagu ikka selline, et istutakse maha, räägitakse juttu. Räägitakse maast ja ilmast, arutatakse võib-olla tulevikuplaane või räägitakse sellest, kuidas kellegi läinud on, kuidas pere elab, kuidas lapsed elavad. Võib olla ka sõprade ring, istutakse, räägitakse, käiakse kusagil. Võib olla sugulastele külla minemine, istutakse, räägitakse. Võib olla kellelgi on mingi väike sünnipäev, et ei ole suur juubel, ei tähistata suurelt.
et sihuke väga tore, hästi sõbralik, hästi selline soe õhkkond. Sihuke mõnus istumine, mulle tuleb alati kohe selline pilt silme ette, kuidas istuvad sõbrannad kohvikus kohvitassi taga ja siis räägitakse lihtsalt niisama. Aetakse loba, räägitakse sellest, kuidas kellelgi läinud on, mis on tulevikuplaanid, ma ei tea, mida vanemaks inimesed saavad, siis arutatakse terviseprobleeme, mis arsti juures keegi käib, mis ravimeid keegi võtab. Et selline vahva koos viibimine on väga tore. Minu meelest on kõik super. No on mida oodata, ma ütleksin. Et teile on tulnud vahva nädal, nautige seda. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.